Hea sõber, on asju, mida me ei suuda kuidagi unustada ja on haavu, mis ei parane. Ometi ei saa me üle ega ümber andestuse küsimusest. Aga mis tegelikult tähendab andestada? Proovin sellele vastata filosoofilist ja loogilise mõtisklusega. Jacques Derrida leidis, et tõeline andestus on võimalik üksnes võimatuses. On imelik paradoks. Kui ma andestan sellele, kes on juba kahetsenud, kes on palunud vabandust ja oma teo heastanud, kas see on siis veel andestus? Või on see lihtsalt moraalne kokkulepe? Ja siit järeldab Derrida, et andestada saab ainult andestamatut. See tähendab, et ma peaksin andestama sellele, kes ei vääri seda. See oleks minu vastus kõige sügavamale haavale ja kõige räigemale ülekohtule. Kuid loogika ja õiglustunne protesteerivad selle vastu. Kuidas siis andestada sellele, kes sind on reetnud, hävitanud su elu, usalduse ja tuleviku? Derrida leiab, et see ongi andestuse paradoks. Sa ei unusta, vaid annad vastuse võimatule. Vladimir Jankelevitš leiab sama radikaalselt, et andestus on olemuslikult võimatu ja seetõttu on ta tõeline vaid siis, kui ta siiski toimub. Jankelevitš rõhutab, et andestamine ei tohi kunagi muutuda õigustuseks ega unustuseks. Tema jaoks on andestus puhas ime, mis ületab aja ja loogika piirid. Pärast holokausti oli Jankelevitš karm. Ainult ohvril on õigus andestada, ütleb ta. Ta leidis, et kuriteod, mis ületasid inimliku mõõdu, peavad jääma andestamatuks. Austuse pärast hukkunute vastu. Isegi kui andestus on keelatud, jääb ta siiski igaveseks eetiliseks väljakutseks. Selline on üldjuhul kaasaegse eksistentsialistliku lähenemise nagu hoiak andestuse teemale. Kuid vaatame, kuidas andestuse küsimusel oleksid reageerinud antiikfilosoofid. Nad ei rääkinud andestusest, vaid mõõdukast meelekindlusest. Aristoteles õpetas, et tark ei vihasta üleliia ja õiglane leiab tasakaalu isegi valus ja vihas. Eesmärgiks oli mesotes ehk mõõdukus, keskmine. Tark reageerib igal juhul õiglaselt ja õiges proportsioonis. Stoikud leidsid, et viha on hingehaigus. Tark ei vihasta, vaid mõistab. Andestus on siin pigem rahulik mõistmine kui isiklik leppimine. Kuid mõistmine pole veel andestus. Mõistmine on mõistuse hoiak. Andestus on hingehoiak. Andestus algab sealt, kust mõistus ütleb, siit on piir. Aga sööda ütleb, ja ikkagi ma astun üle selle piiri. Immanuel Kant suhtub andestusse väga ettevaatlikult. Tema jaoks on see moraalselt õigustatud vaid siis, kui see ei kahjusta õiglust. Kui kuritegu jääb karistamata, siis muutub andestus tema arvates vaid sentimentaalseks nõrkuseks. Friedrich Nietzsche nimetab andestust orjade moraaliks. Ta hindab selle kogu kristlust, et see ongi orjade moraal. See on tema arvates nõrkade viis tunda end tugevamatest moraalsemana. Ta leiab, et tõeline ülevus seisneb mitte andestuse, vaid unustuses. 19. sajandi ängistuse ja armastuse filosoof Kierkegaard leiab, et me kõik seisame samal pinnal, süü ja armu vahel. Andestus ei saa olla kalkulatsioon, vaid hüpe.
nagu teise ütleb, andestada tähendab mäletada, et sa ise elad andestusest. kui me kõik elame andestusest, mida see meile siis annab? Anna Arendt kirjutas, ilma andestuseta oleksime igaveseks seotud oma tegude tagajärgedega. Niisiis, andestus katkestab elu fataalse ahela, mis seob kurja kättemaksuga valu uue valuga. Andestus on ainus jõud, mis suudab peatada maailma lõputu kordumise. See ei tühista õigust, ei muuda halba heaks, kuid ütleb, siin see lõpeb. Siin ma rajan uue alguse. Andestus on seega vabanemine, see on vabadus mitte enam kanda andestamatuse koormat, mis meid minevikuga seob. Sa ei ole enam eilse vang, vaid elad tulevikku. Andestus on inimliku kooselu hädavajalik tingimus. Paul Ricoeur ütleb, andestus ei tühista mälu, vaid puhastab selle. Sa ei pea unustama, unustus on odav, kuid andestus on läbi palvetatud mälu. Mälu, milles mineviku mälu ei juhi enam meie tundeid ja tegusi. Andestus ei ole ajaloo kustukumm, vaid tervendav valgus, mis langeb haavale. Haav terveneb, arm jääb, kuid mädanik on kõrvaldatud. Arm on kõnekas, kuid ei nõua kättemaksu. Kristlus tõi filosoofiasse täiesti uue kategooria. Armu mõiste. Kirikuisa Augustinus ütleb, et inimene võib tahte poolest andestada, kuid tõeliselt andestus ja südame puhastumine on võimalik vaid Jumala armu kaudu. Andestus ei ole siin enam inimese ratsionaalse otsuse tulemus. Andestus on müsteerium, see on osalemine milleski suuremas, kui sa ise iial oleksid suutnud. Sellepärast ütleb apostel Paulus, olge üksteise vastu lahked, alastajad, andestage üksteisele, nii nagu ka Jumal on teile andestanud Kristuses. See on Pauluse kirja Efeslastele 4. peatükk 32. salm. Nii on andestus osalemine jumalikus plaanis. See ei ole psühholoogiline ega poliitiline leping, vaid teiste inimeste väärikuse taastamine Jumala abiga. Ja nii me seisamegi andestuse müsteeriumi ees. See on võimatu ja ometi hädavajalik. Ilma selleta murdume omaenese õiguse raskuse all ja jääme mineviku vangideks. Andestus ei ole arguse märk, see eeldab julgust, see tähendab, et sa ütled, ma valin elu, ma ei lase kurjal enam ette kirjutada, kes ma olen. Andestus on nagu valgus, mis tõuseb üle elumetsa. Me peame liikuma selle poole, sest ilma selle liikumiseta pole võimalik inimlikult elada. Läbi andestuse kuuleme ikkagi ka looja enda vaikselt häält. Vaata, ma teen kõik uueks. Sellised mõtted siis, aga kohtumiseni.